Nüüd lähen 7 Mile Rimmi rajale. Tõusin džiibiga 2 miili väga tolmuste järsku teed pidi üles. Õnneks oli täiesti sõidetav. Ja nüüd lähen siis siit veel omakorda kõrgemale. Mööda tolmust ja kivist ja liivast džiibi teed. Täna tuleb soe ilma ka pilvine paraku. Selline tee üles. Vädi kivine ja järsk. Aga see oli teada, et algul tuleb punnimine. Tuleb vastandate liiva ja kivide vahel laveerida. Nii, siit jälle hoog üles. Tulin 1,1 miili üles, väga aeglase käiguga. Nüüd oli tee lahknemine. Siit näitas 7 Mile Canyon Rim. Vaadet ka. See oleks lühike kanjon. Ja seal all läheb maantee. Siit vasakult seda halba pidi töö üles. See oli nüüd kõvasti keerutamist, see tohutu teede rägastik. Et ei tea, nüüd peab uurima, kus ma olen. Aga viewpoint, vaatepunkt on peamine praegu. Nii, tõstan ratta üles. Siit äärest läheb siis, mis tee siit äärest läheb? Ma ei teagi, mis tee siit läheb. Mingi tee läheb, peab pärast uurima. Nii, sinna suunda läheb Moab. Eest läheb 191. maantee, mis läheb Põhja Green Riverisse. Ja seal on täielik Badlands. Vahepeal nägin jälle enda õnneks märki, mille peale kirjutatud 7R, 7 Mile Rim. Tuul on väga kõvaks läinud. Kohtuks peaks torm tulema. Ja lubab isegi väga suure tõenäosusega sadu kella 5-6. Nii et selleks ajaks tuleb siit vehkat teha kindlasti. Aga no see tee on selline, et ega kiirust ei arenda väga. Ja täna ei ole see ka eesmärk. Kuigi põhimõtteliselt võiks ju täna sõita küll, sest siin jahutab ja ei lähe õgiseks. Muidugi hämmastav, kuidas ta siin suudab kalju peal siin just kogu aeg ikka kõrgemale ja kõrgemale vedada. Laskun mööda liivakivi alla, siis tahaksin jõuda uraanium Achi ehk uraanikaare juurde. Ilmselt nimi on tulnud sellest, et siin 50-ndatel Moabi ümbruses olid kõvad uraani kaevandused. Aga siis vajadus selle järele rauges ja see koht on kaugel ka, kus seda välja vedada. Sinna see uraanivärk siis lõppes. Aga see uraan tõi Moabi esimese buumi. Okei, siit lähme nüüd jalgsi alla. Laskusin liivasesse Voshi ja siin ongi Uranium Arch
kahjuks siin vist nagu suuresti seda näha ei ole. Nii, siiamaani võib minna, keegi kraaksub. Kui keerutab siin ääre peal. Valdavalt ikka üles. Ja nüüd on see laskemise otsa ka. On jälle üks koht, kus saad vaadata üle nuki alla ja vaatame siis üle nuki alla. Serva pealt alla. Siit vast on parem. Nii, ja nüüd vist ei läheb ikka üles tagasi. Ei jäta ühtegi kurvi võtmata. Sa peale vaateid. Loodan, et olen ikka õige tee peal. Ega siin aru küll ei saa praegu. Vaatlikult sõita. Aastaga võivad väga järsku tulla. Ja on küll õige tee, märk on maas. Peab olema väga hoolas, et teest välja ei pane. Siin on küll lihtne, siin on tumedad jäljed slickrockil maas, aga mõnes kohas, kus on sellised platood moodi väikesed rangud seal. Oi kurat, siit lähme siit. Saa niisama hullu panna. Seal pead ette vaatama jah, et kus musti märke ei ole, väga ette vaatatud. Käisin veel edasi-tagasi vaatepunktid, aga seal hakkasid jälle teed nii hargnema ja lõpus olid slickrock ja okaspuude vahel ei saanudki aru, kus see vaatepunkt pidi olema. No vot nii see on siin, et kaardi peal jälle kõik super lihtne. Aga kohale jõuad siis vaata, mis saab. Ja see on nüüd monitori ja Merrimäki Butte. Tuul on ropp. Ja vaatame, kas siit saad nende tagant liivateed mööda tagasi. Tuul on nii hull, et vahepeal tuli sõnad kinni panna, et tuleb siit eest läbi sõita ja siis parema alla tagasi. Slickrocki väli. Olen monitori ja Merrimäki Butte ees. Keeran siit ringi, kagan on lahmakas. Ja nüüd selle eest lähen eest läbi. Mõnus lask. Ma ei ole näinud 2,5 tundi ühte inimest. Ma ei tea, miks siin kedagi ei ole. Kuskil kedagi ei ole. Kuskil läheb tee ka. Jälgi siin ei ole. Suund tuleb teada, suund on sinna. Võtsin tee üles. Kui siin hoolega jälgida, siis on näha, et rada on justkui sees. Ja teada on, et näed, märk oli ka. Ja teada on ka, et selle külje pealt siit läheb.
siin on väga suur vasakule kaale. Ja siit tuleb siis nagu ees alla laskmine nii. On päris julm ausalt öeldes. Aga ma teen veidi šokki. Ma sõidan siit äärest nii-öelda serpentiini mööda alla. Off area, sinna ei tohi minna, aga nüüd saime siit tulusasti, saime siit alla, ei pidanud seda hullumööelset püstist laskumist sõitma. Nii, ja ilus tehtud. Nüüd siia selle lõmbi mesa eest paremale ja nüüd jõudsin siit mesa tagant üles. Ja lasku alla ja seal on kuulsad Determination Towers. Oli väga crazy laskumine. Oi, bloody hell. Tuli uus laskumisjoon kalida. Sealt läks liiga hulluks. Siit on parem. Ja siit on parem. Kuulen ennast taga. Ma ei hakka siit üle astama panema. Ramliiv. Ai. Seda ongi karta. Determination Towersi tees. Siin oli eelmine kord 3 aastat tagasi siipide tuur ja andsin mulle värske Coca-Cola, mille eest olen siiamaani tänulik. Nüüd lõpuks näen ka pärast rohkem kui 3 tundi ühte märki inimesest. Taas 10 küsida kella käest, nüüd on mul 2 valikut. Kuidas siit välja saada, et kumb on vähem liivane. Nüüd tuleme seal, ma loodan, et see ongi välja. Mul on mees haikuma, et nad on haikuma välja. Okei, siis ma küsin nende käest. Ei, sain tarka nõu, et Tassari kanjonisse ei maksa minna. Too on tohutult liivane. Seda esiteks teiseks õhtu pärjastune läheneb, et pidi ilm väga teravalt muutuma. Ja kolmandaks Tassari kanjonit pidi on ka pikemat teed pidi välja. Ja nüüd lähen siis Mill kanjonit pidi. Selleks laskun siia alla bossi ja siis võtan liivase tee. Hops nii. Ja siis läheb andmiseks. Nüüd sain siis Milli kanjoni liivatee peale. Aga rokki kõik vahepeal. Hoida otsest joont, kui liivased kohad tulevad. Ja Jeep Road näitab otse. No vot. Ei ole siin, et paned 100-ga. Paned 100-ga nii, et oled üle nippi ja ratast puhuks. Rahulikult tuleb võtta. Aga äge, ilus. Veidi rocki staffi ka.
mountain biking ever. Just fun. Vaatame, et siit üle nuki kuhugi. Ja. Otsustasin, et sõidan ka ümber kohtumaja Kalju Courthouse Rocki. See on see Kalju, ümber mille me 2012. aastal Jaanus Laidega tegime esimese sellise veidikenegi tõsisema rattasõidu siin Moabis. Ja siis panime seda slick-rocki mööda 2 korda üles alla, sest nii mõnus oli. Seal ees on Determination Towers ja Lone Mesa, ma ei tea, kas see näha on siin tausta peal. Asi siin välja näeb. Kava tuul, küljekas paremalt. Aga kui ma saan selle kohtumaja Kalju taha, siis peaks see tuul ära blokeerima. Ja seal Kalju tagant on ainult allamäge slick-rock. Nii, jõudsin üles ees Monitor ja Merrimack. Vahelt ma neil niikuinii ei tee, kumb on kumb ja mis vahet seal ka on lõppkokkuvõttes. Ja on väga ebatasane see tee, rahulikult võtan. Siin korra nina ringilt näitan seda suunda, kust ta üles tuli. Et sealt alt iluks tikkuki väli oli. Väga kena. Siin kohtumaja Kalju taga oli tuul vaeva nii kõva, tahtis ära viia. Ei tea kummalt poolt nüüd. Rada näitab paremalt. Võtame ilusasti peale, tagumise ratta ka ja siis saab jälle viisakas edasi sõita. Kaine mõistus, terve mõistus enne võida. Ja niisama kruiisi.
vaata ja naudi. Selleks ei tohigi kihutada. See oli nüüd hea kujukas näidi selle kohta. Ega siin ei näe, kõik on ühtesid punane. Magnifico! Terve päevaga esimene pool. See veel mail rinni peale muud ei olnud, kui et üks igavene tõus. Nüüd peab siis preemiat ka saama. Ja parem slikrocki peal preemiat, kui üle kivi mingi preemiat. Aga ikka mõistusega. Sest näha on ju olnud, et ega inimesi üldse ei ole. Väga ilusad on Milli kanyoni sõnad. See on pead paar käinud mitte küll nii sirgeid ja kõrgeid seinad, aga samamoodi hästi ilusad. No näe. Kuskil peaks maaks ka olema neil teatus. Ei näe. Lõpp paistab. Siis tuleb varsti keerata mul selle Coppermine Roadi peale. Ma ei oska arvata, kas see läheb nüüd ülesmäge või mismoodi ta siit läheb. Ma auto Milli kriitis midagi vesimaalides. Vaata järsku hoopis teistmoodi loodus. Kus see väike tee viib. No võt, liivatorm ka väike. Aha. Kaugel ei ole ka mõtet sõita. Kõik on õige, seda teeb mööda see palju küll. Väike singel. Sain nüüd tee peale tagasi, nüüd niisama sõidan siin veidike ringi, sest aega on. Vaatan, tutvun ümbruskonnaga. Oli vahepeal jälle hästi liivane lõik.
ma ei ole mõtet liiga vara linna ka minna. Ja praegu siin rohkem selliseid radu ei ole ega ei tahagi väga raja peale minna. Kui ikkagi lubab tormi, siis seda saab tõsiselt võtta. Leidsin Monitori ja Merrimägi raja. Veidi niisama huvi pärast teen. Ma tean, et see on Sandy seal allpool. Ma tean ilusad viewd siin kanjoni vahelt läbi. See on rada, jah, see on rada. Quite a different kind of Utah. Nüüd oleks ka järved alla sõitnud. Aitab küll. Seal ees on siis Courthouse Rock vasakul. Ümber selle sõitsin ja põhimõtteliselt ma olen siin tiiru peale teinud.